tere! Mina olen Alar, teema ehitusplatsi tööde korraldamise IT-rakendus. Sellest teemast võiks eeldada, et ma olen IT-mees. Tegelikult see nii ei ole. Panin siia 3 logo, millega ma ennast kirjeldaksin. Tehnikaülikool, Liinsait, Merko ehitus. Mis need tähendavad? Tehnikaülikool just nimelt seetõttu, et see ettekanne, mis ma teile täna ette kannan siin, põhineb tegelikult minu lõputööl. Põhineb minu lõputööl ja ma olen teinud ligi 1,5 aastat, mis ei ole veel kaitstud. Ütleme, et 6 aja pärast see on kaitstud, ma luban. Järgmine logo Liinsait. Tegemist on tegelikult ettevõttega, mis kasvas välja selle lõputöö ja uurimistöö käigus kogutud informatsioonist. Tulemused, mis ma oma lõputööd tehes sain, olid sellised, et juba poole peal oli julgust, oli soovi, oli nõudmist teistelt osapooltelt nii-öelda luua ettevõte, mis siis selle lõputöö käigus kogutab informatsiooni poolt seda informatsioonist tulenevat toodet võiks pakkuda. Nüüd siin kolmanda pildina on meil siin Merko ehituse logo. See tähendab seda, et tegelikult Liinsaitis ma ise aktiivselt ei tegele. Seal on 2 inimest igapäevaselt hommikust õhtuni. Need on Annika Salak, ma ei tea, kas oled siin, ei ole, Ergo Pikas, kes igapäevaselt selle ettevõtte arendamisega tegelevad. Miks just nemad? Seetõttu, et nendel on kogemus olemas, nendel on selleks valmisolek olemas. Ja nii nagu siin see 3. logo näitab, tegelikult minul on hoopis teine ülesanne, millega ma olen rahul. See tähendab seda, et Merko ehituses täna ma tegelen täiskohaga rohkem veel mudelprojekteerimise arendamisega. Ütlen, et meil läheb hästi, pikemalt ma ei räägi, sellest on järgmine ettekanne, millest mina räägin. Ehk siis täna see nii, ma kohe kuulete, millest mina räägin. Esimene asi, ehitustööde korraldamise probleemid. See on see info, mille põhjal see ettevõte loodud. See on see, millest kõik alguse sai, mille tulemused enne seda, kui ma neid probleeme koguma hakkasin, poleks uskunudki, et sellised on tegelikult. Samas seda teavad kõik need, kes ehitustööde juhtimisega tegelevad. Võimalikud lahendused siis just nimelt IT-lahenduse näol, et lahendusi on mitmeid, kõiki asju korraga lahendada ei saa. Tuleb valida, mis teed pidi minna, valisime IT-lahenduse selleks, et probleeme lahendada. Ja lõpus ma näitan teile ka ekraanipildina põgusalt seda, mida me täna oleme teinud ja täna, mida on võimalik tegelikult juba kasutada. Ja nagu siin all näidatud, see on minu lõppude pealkiri, on toodud juhendajad ja sellel see ettekanne täna põhineb. Nii, suur pilt, seda te olete täna siin 2 korda juba näinud, seetõttu ma sellest pikemalt ei räägi. Siin on toodud ehitussektori tööjõu produktiivsus, hall joon, ehitussektor, punane joon, kõik teised sektorid, välja arvatud mittepõllumajandussektor. Kokkuvõetuna tulemus on see, et ehitussektoris produktiivsus on sama püsinud pool sajandit, teistes sektorites kokku 2 korda kasvanud. Ehk see tähendab seda, et ehitussektoris ehitustöölise või siis töötaja kohta antav lisandväärtus on jäänud samaks, teistes sektorites on see 2 korda suurenenud. Nii, nüüd nopped sellest infost, mis ma kogusin probleemidest kõigepealt Eestist väljaspoolt. Mul on siin 2 ringdiagrammi, üks on USA, teine on globaalne. Tähendab seda, et vasakul pool me näeme seda, et USA-s 2005. aastal läbi viidud uuringu põhjal 50% ehitusprojektidest lõpetatakse õigeaegselt. Mõni aeg tagasi ka meieni Eestisse jõudnud KPMG uuring näitab seda, et 75% ehitusprojektidest lõpetatakse õigeaegselt. Mis siin on? Need graafikud
diagrammid põhinevad tellija arvamusel, see tähendab siis kinnisvaraarendaja arvamusel. Kinnisvaraarendaja näeb seda, et 70% ehitusprojekti lõpetamise hilinemise põhjustest on ehitusettevõtte süü. Samas, siin küll ei ole mul pilti, mis mul lõputöö käigus ligi 55 arvamuse põhjal välja kujunes, on see, et objektijuhid kõigest 25% näevad süüd endal või siis objekti meeskonnal ehitustööde hilinemises, ülejäänud 75% on süü siis kas tellijal või kellelgi teisel. Nii, järgmine väljavõte, tööjõu produktiivsus Suurbritannias. Siin on näha see, et 30% ehk kolmandik ehitustöödest sooritatakse teise või kolmanda katsega. Võib-olla paljud vaatavad praegu, et see oleks päris hea, samas mina ütlen, et siin on tegelikult arenguruumi. Ja nüüd ehitustöölise produktiivsus. Kuskil ettekandes ma täna juba nägin neid tulemusi. See on 2010. aastal läbi viidud vaatlus USA-s objektil. See tulemus on see, et 32% ehitustöölise tööajast kulub reaalselt töö sooritamisele. Ülejäänud aeg kulub ootamisele, pausidele, takistuste likvideerimisele ja ebavajalikule ringi liikumisele objektil. Nüüd, et mis nende probleemide põhjus on, et mis neid probleeme nagu tekitab, tõin välja. Kõige olulisemaks probleemiks peetakse seda, et protsess on killustunud. See tähendab, et ühel pool on meil projekteerijaid on mitu, teisel pool on töövõtjaid on veel rohkem, keegi peab olema see inimene, keegi peab olema see vastutaja, kes kogu seda informatsiooni haldab, kes selle eest vastutab, kes suudab võtta vastu seda infot, mis koguneb ühelt osapoolelt, teiselt osapoolelt. Ta peab suutma seda infot sorteerida, filtreerida niimoodi, et tema poolt tehtavad otsused on otstarbekad. Ja väidetakse seda, et see on peamine põhjus just nimelt, milles probleemid on tingitud, et seda informatsiooni ei suudeta hallata tegelikult. Nii, öeldakse, et välismaal on kõik ilus, välismaa tulemused näitasin ära, ei jää nii kaugeks. Tegime uuringu Eestis. See tähendab seda, et siin on mul väga palju logosid. Erinevatesse ettevõtetesse saatsime küsimustiku, anonüümselt palusime täita, see oli veebipõhine ja 55 ehitusjuhti andis oma tagasiside selles osas, mida nähakse täna peamiste probleemidena ehituskorralduses. Ütlen, et see vastuste arv võib-olla ei ole küll kuigi suur, kuid samas võib ütelda, et need järeldused, mis nendest teha on, tegelikult üsna tööturud, kuna vastused kõik, mis tulid, läksid samasse auku ja seisukoht on praktiliselt kõigil sama. Siin on 4 rühma peamistest probleemidest. Ütleme, et selle uuringu käigus küsiti neid oluliselt detailsemalt, just nimelt selle ettekande jaoks ma võtsin need kokku, et oleks paremini arusaadav, seda kõik näeksid siin, et ei oleks siin nii palju kiiret pilti ees. Ja number 1 põhjus, probleem, mida nähakse ehitusjuhtide, peamiselt just nimelt objektijuhtide silmis, on alltöövõtjate vähene osalemine ehitustööde juhtimises. See tähendab seda, et ei olda rahul kvaliteediga, ei olda rahul ka sellega, kuidas seda kvaliteeti töövõtja haldab, ei olda rahul sellega, kuidas töövõtja oma tööd plaanib, ei olda rahul sellega, kuidas töövõtja üleüldse objektil korda hoiab, kuidas ta oma tööd korraldab. Teisel kohal praktiliselt sama suure probleemina nähakse vigaseid projekte. Mida tähendab vigased projektid? Ei olda rahul sellega, et tegelikult äärmiselt palju projekteerimisetapis juba nii-öelda nendest probleemidest, mis peaksid esile kerkima, tegelikult tuleb lahendada ehituse käigus. Ei olda rahul sellega, et sageli puudub üleüldse korrektne joonis, et ehitustööd sooritada, seda joonist tuleb oodata ja ei olda rahul ka, ma ütlen siis, tagasiside põhjal ei olda rahul jooniste vormistamisega. 3. põhjus ehitussektoris ehituskorralduses, tellija muudatustööd ja liiga lühik ajagraafik. Et nagu ma enne näitasin seda
kus kohas oli välja toodud see, et 75% ehitusobjektidest lõpetatakse tähtajast hiljem ja 70% sellest nähakse tööd süüd peatöövõtjal ehk siis ehitajal, siis peatöövõtjad ehk ehitajad omakorda näevad sellest süüd tellijal. Vastupidi. Ja kõige ebapopulaarsem põhjus ehituskorralduses või probleem oli peatöövõtjate hinnangul enda valed juhtimisotsused. Samas, kui ma vaatan seda, et see tähtsus 7 punkti skaalal on 3, siis tegelikult siiski julgen väita seda, et probleemi nähakse ka enda tööde juhtimises ja üks põhjus selleks on sageli see, et projektid on alamehitatud või ei ole piisavalt aega, et enda tööprotsesse piisavalt efektiivseks muuta. Nii, toon näite. Alltöövõtjatega ehitustööde plaanimine. 55 ehitusjuhist kõigest 16% väidab seda, et nendel objektidel, kus nemad töötavad, alltöövõtjad edastavad oma lähemate nädalate tööplaanid. 84% on objektid, kus kohas kogu plaanimine on peatöövõtja õlul. See tähendab seda, et peatöövõtja peab sisuliselt haldama kõike seda, mis objektil toimub, tema peab olema iga töövõtja eest väljas, tema peab teadma seda, mida alltöövõtja suudab, ta peab oskama seda kõike ette näha. Samal ajal väidetakse, et nad ei saa abi alltöövõtjatest. Ma ütlen, et ma ei taha siin alltöövõtjaid maha teha, et see tulemusel, mis ma siin räägin, on tagasiside ehitusjuhtidelt, see ei ole minu enda isiklik arvamus, vaid see on just nimelt see, mis tuli küsimustikku ehk siis objekti ja projektijuhtide poolt tagasisideks. Ja siin parempoolsel diagrammil, mismoodi käib ehitustööde haldamine, kui alltöövõtjad oma ehitustöid õigeaegselt ei soorita. 90% vastajatest ütleb seda, et uued soorituskuupäevad määratakse jooksvalt koosoleku käigus. See tähendab seda, et ehitusjuht tunnetuslikult, kindlasti ennem ta muidugi hoomab seda, mis objektil toimub, kui objekti koosoleku käigus tunnetuslikult määrab uue kuupäeva, 50% 55 objektijuhist korrigeerib oma kõrgema taseme siis etapi või üldaja graafikuid vastavalt tegelikule progressile. Ülejäänud ütlevad, et nemad tunnetavad seda, kuidas objektil olukord on ja nendel ei olegi seda terviklikku pilti sellest, mis seis tegelikult täna on. Seda nad ei ütle küll seda, et nad ei tahaks seda, kui nad ütlevad, et nad lihtsalt ei tee seda ja põhimõtteliselt üks põhjus on ka ajapuudus. Ma toon näite siin ühest objektist Eestis, kus kohas viidi läbi uuring selles osas, kui palju töövõtjad oma töid õigeaegselt sooritavad. Siin on 23 töövõtjat, vaatlus viidi läbi 3 kuu jooksul ja sooritusprotsenti vahemikku 22–77. Keskmiseks protsendiks tuli veidi üle 40, mis tegelikult ei ole sugugi kehva tulemus, arvestades seda, mida ütleb kirjandus välismaal olevatest erinevatest objektidest. Umbes 40–50% ongi see, mida alltöövõtja suudab õigeaegselt ära teha. Mida ma siin veel ütleksin, et see number 1 ja ka number 2, et nendel see 77% ja veidi jälle 70%, et nendel alltöövõtjatel oli objektil olemas igapäevaselt tööjuht, kes ka ise tegeles probleemide lahendamisega. Ta elas kaasa sellega, mis objektil toimub, ta muretses sellest, et tema tööülesanded oleks täidetud ja tulemus on näha, eks ole. Miks ei ole 100%, on kindlasti see, et sageli ei olnud eeldustöö tehtud, et oma ehitustööd õigeaegselt sooritada saaks. Samas ei olnud ka selle uuringu eesmärk see, et välja filtreerida eeldustöödest tingitud takistused, vaid just nimelt see, et üldist pilti kirjeldada. Nii, nüüd järgmine näide objektil tööde korraldamisest. 100% kõik kontrollivad ehitustööd üle. See tähendab seda, et kõik kontrollivad ehitustöö isiklikult üle, nad kontrollivad seda siis kas inseneride abiga, kes kasutab järgmist alltöövõtjat, ennem ei kirjuta alla töö lõpetamise lepingule. Kuid 100% on see, et ehitustööd võetakse peatöövõtja poolt vastu alles pärast kontrollimist. Siin kõrval on diagramm, mis näitab seda, et
70% objektijuhtidest tegelikult ei ole ülevaadet sellest, missugused takistused, missugused märkused, missugused probleemid on töövõtjale edastatud selle töö tegemise käigus. See tähendab seda, et infot küll kogutakse, seda sorteeritakse, kuidagi hallatakse, kuid kõigest 30% julgeb väita seda, et temal on olemas sellest kõigest infost, mida ta sealt objektilt kogub, organiseeritud ülevaade. Samas, kuna töö võetakse vastu, oleks eelduseks see, et kõigest sellest infost on olemas organiseeritud ülevaade, see on hallatud ja kõik need märkused, kommentaarid, mis kokku kogutakse, on likvideeritud. No see üldiselt see ka on likvideeritud, kuid sageli kulutatakse aega sellele, et seda õiget informatsiooni ja õiget kohta üles leida. Nii, millest võib tingitud olla? 96% ehitusjuhtidest kogub oma info erinevate paberilehtedele, märkmikele, joonistele, kogub selle võib-olla nutiseadmesse 4%, kuid põhimõte on see, et kogu see info haldamine, kogumine on täielikult killustunud. Need on siin, infot on seal, kuskil seal, kellegi kolmanda käes ja pärastpoolelt kogu selles rägastikus orienteeruda. Selleks tuleb kulutada aega, sellest tulenevalt ei pruugi olla juhtimisotsused õiged ja üleüldse võib-olla seda ei pruugi lihtsalt teadagi, mida sa valesti teed tänu sellele, et sul ei ole õiget infot. Ma tõin siia kõrvale veel välja ka diagrammi, mis kirjeldab erinevate tarkvarade kasutamist objektil. Nii nagu see sisuliselt eelduslikult võiski olla, number 1 on Excel, AutoCAD, Outlook, Project, BIM-site ja nii edasi, eks ju. Ehk et infovahetus käib peamiselt e-maili teel, muidugi telefoni otsesuhtlus, need on loomulikud, aga infot edastatakse edasi e-mailiga, just nimelt ka seetõttu, et kindlasti jääks märk maha sellest, mida sa oled öelnud, mida sa oled kokku leppinud. Projekteerimine, nagu ikka, joonistamaks. Samas ma tooksin välja siin selle, et 10 vastajat väitsid, nemad kasutavad objektil BIM-site'i, et see on kindlasti näide sellest, et mudelid hakkavad objektidele jõudma. Pikemalt ei peatuks. Et nüüd kokkuvõte probleemidest, peamistest probleemidest on üks väike osa sellest, mida ma tahaks välja tuua. Ehitustööde kohta kogunev informatsioon on killustunud osapoolte vahel, süstematiseerimata. Nii nagu praegu pikalt rääkisin juba, tänu sellele on keeruline seda õiget kohta või seda õiget informatsiooni üles leida, seda on igal pool, seda on keeruline alata ja nii edasi. Plaanimine ja plaanide haldamine on killustunud. Meil on kõrgema taseme graafikud, üldgraafikud või etapigraafikud, mis peaksid seda suuremat pilti kuvama ja meil on nii-öelda nädalatööde graafikud. Nädalatööde graafikud mitte selles mõttes, et planeerime iga nädal ette, vaid siis järgmine, ülejärgmine või kuni kas või 4-5 nädalat ette, ehk siis lühema ajahorisondiga graafikud. Samas täna need graafikud omavahel sisuliselt ei suhtle. See, mis ühes graafikus täidetakse, muudetakse, mida tehakse protokoll alltöövõtjatele, see info on seal olemas, nüüd kuupäevad on seal olemas, paljud seda isegi ei loe, alltöövõtjatest, ka peatöövõtjatest võib olla. Kuid kogu see tervikpilt, kuidas nüüd see kogu 500 või ligi 1000 oleneb objekti suurusest, kuidas see nimekiri nendest töödest tegelikult mõjutaks seda tervikpilti, seda täna tehakse tunnetuslikult ja ehitusobjekti oma kogemuste põhjal saab see nii-öelda tehtud. Koostööprobleemid alltöövõtjatega. Tänane tava on see, et peatöövõtja käsib, küsib, alltöövõtja aktsepteerib ja nõustub. Koostööd sisuliselt ei toimu tegelikult. Muidugi see ei ole niisugune absoluutne hinnang, et on olemas, see sõltub ka konkreetselt sellest alltöövõtja tööjuhist või siis nagu palju nimetavad varustajast, eks ju, et kuidas just tema suudab oma tööd hallata, et siin ei tehta kindlasti liiga kõigile, aga et see tugineb hinnangutele peatöövõtjatelt. Ehitustööde korraldamiseks kasutatud töövahendid on vanad. Näiteks täna ei kasutata Eestis mitte ühtegi nendest tarkvaradest, mida kasutatakse Ameerikas IT-ettevõtte, ühe juhtiva IT-võtte poolt läbi viidud uuringu põhjal. Ehk sisuliselt täna Eestis tegelikult projekti juhtimise või ehitusjuhtimise tarkvara ei kasutatagi, neid ei ole olemas siin Eestis. Peamine tarkvara, mida ehitustööde juhtimiseks kasutatakse, on Microsoft Outlook.
Ja nüüd siin on graafik, diagramm sellest, kuidas ehitusjuhid hindasid erinevate võimalike infotehnoloogiliste lahenduste sobilikkust või vajalikkust ehitustööde juhtimise kontekstis. Tagasiside anti tegelikult 7 palli skaalal, siin on 10 erinevat funktsiooni. Oluliseks peeti kõike sisuliselt, kõik on üle poole, ehk siis tähtsusega olulise skaalal üle 3,5 palli, kuid ma näitaksin siin ära, mis siis on need tähtsuse järjekorras kõige olulisemad. Projektdokumentatsiooni laadimine ja haldamine koostöös haldavõtjaga ühes keskkonnas, nii nagu täna tegelikult tööde progress on, projekteeritakse, ehitatakse samaaegselt, tuleb tagada see, et haldavõtjal oleks õige joonis, mitte et ta kasutaks valesid paberid. Jooksvate tähelepanu vajavate märkuste lisamise, haldamise võimalus, just nimelt seesama informatsiooni killustatuse probleem, infot on igal pool, aga see võiks olla koos. Üldajagraafikute koostamise võimalus, etapiajagraafikute koostamise võimalus, progressi kohta ülevaate loomine, sõnumite saatmine, et sisuliselt tegelikult need funktsioonid kirjeldaksid samuti seda informatsiooni haldamise killustatust, et planeerimine, hilisem suhtluskommunikatsioon ja nende graafikute haldamine on täiesti killustunud ja teineteisest eraldiseisvad. Ja siit tuleb veel mõned funktsioonid, mida tegelikult hinnatakse suhteliselt kõrgelt. See BIM-mudelitega sidumine, olulisus number 2, eks ole, samas 4,4 palli 7 punkti skaalal. Osati objektijuhtide poolt seda nii-öelda küsida. Ja veel kord see nii-öelda killustatuse probleem, et meil on ajagraafikud, meil on suhtlus, meil on infovahetus, meilivahetus, jooniste vahetus, nimekirjad märkustest, probleemidest. Tahaksime teada seda, missugune on tegelik progress, missugune on mõju erinevatel tegevustel, erinevatele tulemustele, eeldatavale tulemusele, kuid samas tegelikult see kõik käib ehitusjuhi peast täna. Täna ei ole seda abistavat töövahendit, mis seda võimaldaks teha. Ja seetõttu just nimelt, mis siis see eesmärk sellel lõpudel oli, selle uurimustööl, mida ma tegin, oli see, et seda oleks võimalikult suures ulatuses automatiseerida. Kõike kindlasti ei saa teha, kõike ei saa automatiseerida, masinad inimesi ei asenda, aga just nimelt selle eesmärgi, et oleks võimalik ehitusjuhte abistada, et oleks olemas midagi, millele tugineda või millelt abi leida. Seetõttu töötasin välja kontseptsiooni ehk siis kirjaliku dokumendi, kus kohas olid kõik võimalikud ideed ja asjad kirjas. Tutvustasime ka seda mitmele ehitusjuhile. Tagasiside oli see, et vägev, aga ma ei saa nagu sellest hästi aru, et mida te ikkagi nüüd mulle näidata tahate, et tehke mulle see pilt selgeks. Tegime esimese prototüübi. Siin on pilt sellest, missugune see esialgne prototüüp välja nägi. Ma siin täpsemalt seda funktsionaalsust praegu ei kirjelda, seda ma räägin pärast poole, aga teil oleks pilt ees, mismoodi me seda asja arendasime. Nii. 10 ehitusjuhist 9 ütles seda, et davai, tehke ära see ja tooge meile lauale, et ma tahan seda katsetada. Seejärel ma ei teinud seda ära, veel täiendasin seda. Läksin uuesti jutule, tulemus oli see, et mis on juba veel vägevam, et kaua sa jokutad, et tehke see asi nüüd ära, eks ole. Tänu sellele, et see tagasiside selline oli, see asi läkski töösse. Siin on näidatud üldine sisu, mida see kontseptsioon võimaldab. Projektdokumentatsiooni haldus on esimene kindlasti. Jooksvate märkuste lisamine, sõnumineerimine, nädala graafiku, üldaja graafiku seosed. Kindlasti see rakendus paneb omavahel nii-öelda sünergiasse nädalatööd ehk lühiajalise horisondiga graafikud kui ka pikemalt ettevaatavad ajagraafikud. Tööde haldamine nii staatused, asukoht kui ka erinevad kategooriatel informatsioonil, mis edastatakse haldavõtjale. Statistika tulenevalt sellest, mis kogutakse kokku sellest rakendusest. Ja kogu see info
kogu see süsteem ei eelda seda, et selles osaleks haldavõtja, see on mõeldud nii-öelda peadevõtja vaatevinklist, et temal oleks sellest kasu, kuidas seda kasutada. Tagasiside oli see, et nemad soovivad seda kasutada, kuid samas on olemas võimalus koostööks haldavõtjaga, kuna kogu see info, mis sinna sisestatakse, automaatselt lendab haldavõtjale e-mailile. Kui haldavõtja on ise edumeelne, soovib seda kasutada, ta tuleb siia sisse, ta kasutab seda ja tal on võimalik seda oma tööd selles rakenduses efektiivseks muuta. Ja nüüd ma siin näitan uuesti seda LeanSite'i logo, mis see tähendab seda, et tegelikult see rakendus, need prototüübid, mis ma näitasin, tegelikult sisuliselt on täna juba valmis. Meil on see funktsionaalsus olemas, selle funktsionaalsuse esimesed osad on olemas, seda on tutvustatud tänaseks 70 objektijuhile, kellest 90% ütleb, et idee on õige, me tahame seda katsetada kindlasti, me tahame seda näha, oma käega tunda. 20 katsetajat on meil olemas, 20 inimest on need, kes ütlesid, et tooge see siia, me tahame seda katsetada ja me anname teile nii-öelda seda tagasisidet selles osas, mismoodi seda asja võiks veel paremaks teha, eks ju. Teisisõnu üritame täna seda killustatuse probleemi lahendada IT-rakendusega. Et ma panin siia veel kirja nii-öelda järgmised arendusetapid, et mida täna see rakendus ei võimalda meil, on see, et see kogu süsteem toimib veebipõhisena. See tähendab seda, et sul peab olema internetiühendus. Järgmine etapp, mida me kindlasti teeme, mis on plaanis tulemas, on see, et kogu see süsteem on mobiilne rakendus, tähendab seda, et sul ei ole vaja internetiühendust selleks, et oma infot sisestada. Kui sa jõuad internetiühenduse levialasse, see tähendab seda, et kogu see info sünkronitakse automaatselt pilve. Dokumentide vormistamine ja haldus, esimene versioon on sellest olemas, me näeme seda võimalust, kuidas paremaks teha. Statistikaraportid, esimeses osas jätsime välja, seda ei hinnatud kuigi kõrgelt ja selle arendus võtab jube palju aega rahaga. Tööjõuhaldus, koostööpartnerite võrgustik, jooniste visualiseerimine ja PIM-tugi. Miks meil see PIM-tugi nüüd on teises etapis? Just nimelt seetõttu, et PIM on küll ilus sõna, eks ole, aga seal on väga suur vahe, missugune on mudel ja missugune on mudel, et selleks, et seda nii-öelda kuskil IT-rakendusse siduda, selleks on vaja siiski mingisugust süsteemi sellele, missugused need mudelid on ja milliselt see on üles ehitatud. Nii, kõik, läks aega. Jah, saab, raha eest saab. Nii, just nii kui sinagi ütled, alan ka, et kui raha on, siis saab. Hea on see. Palju raha ei ole vaja, seda saada. Hea on see, et noore põlvkonna mehed on selle maailmast siia toonud ja see kõik on eesti keeles. Ei. Siis see on vastus sinule, Jüri Tamm, kes küsis, miks meil ei räägi viimse keeles. Me oleme avatud maailmas, tuleb rääkida inglise keeles. Kas on küsimusi? Ei ole?